Nii, aga aitäh. Läheks edasi siis nüüd tänase päevakorraga ja ülevaade läheb edasi kohe linnavalitsuse tegevusest möödunud aja jooksul ja härra linnapäeval. Aitäh minu poolt ja teatavasti siis täna on Tartu rahu 95. aastapäev ja lepingu kohaselt kirjutati alla Tartus ja tunnused siis Venemaa tunnustas Eesti iseseisvust seejuure. Ja samuti on täna ka küünlapäev ehk tänase päeva seisuga peaks talve selgroog olema. Aga nüüd tõsisema asja juurde Elvalinna 2014. aasta eelarve põhitegevuse tulude täitusid 100,1%-ga, sealhulgas üksikisiku tulumaksu laekumine oli 101,3% eelarves planeeritust. Lisalaekumine on 41 834 €. Maamaksu laekus 102,1%, tulusid kaupade ja teenuste müügist laekus 97,3% eelarves planeeritust vähem. Põhjuseks siis oli vähem planeeritud laekus teistele valdadele osutavate koolitusteenuste ja lasteaiateenuste eest, siis põhjuseks on väiksem laste arv teistes omavalitsustes. Saadavate toetuste eelarve täitus 100,1%-ga. Investeerimistegevuse ja tulude eelarve täitus 66,5% ja kulude eelarve 87,3%. Ja olulisem põhjus oli Elva jõe tervendamise ja Peedu kalapääsu rajamise projekti odavnemine. Põhivara müügi osas ei täidetud eelarvet kogu ulatuses, mõnede korterite ja kinnistute müük on planeeritud sellel aastal. Laenu võeti planeeritud ulatuses. Möödunud aasta 11. novembri volikogu istungil andis linnavolikogu loa Elva linnavalitsusele KIK-i laenu refinantseerimiseks. Välja kuulutatud hankele tegi pakkumisi 4 panka: SEB, Nordea, Swedbank ja Danske Bank. Hanke võitis Danske Bank, kes pakkus intressiks 0,74% pluss Euribor. Enne oli see protsent KIK-il meiega 1% pluss Euribor. Lisaks vabaneme kohustuste võtmise kooskõlastuse nõudest ja tingimustest, et laenude tagasimakse aastas oli olla suurem kui põhitegevuse tule. Alates 1. jaanuarist toimuvad Elva linnavalitsuse istungid elektroonselt. Samuti on dokumendi haldus linnavalitsuse elektroonne paberivaba. Esmaspäeval 12. jaanuaril külastas Elva gümnaasiumi Ühendkuningriigi suursaadik Christopher Bruce Holtby, kes esines Puiestee 2 koolimaja aulas loenguga teemal õpilaste ettevalmistamine klennivõistlustel esinemiseks. 14. jaanuaril pidas Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatus oma plaanilise koosoleku Elvas Tartu maantee koolimajas. Lisaks päevakorras arutelule tutvustati külalistele Elva noortekeskus. 15. jaanuaril käisid linnavalitsuse ja volikogu esindajad kogemusi kogumas Põhja-Eestis, Kiili, Saue, Lääne-Nigula vallas ja Keila linnas. Eesmärk oli tutvuda nimetatud omavalitsuste lasteaedade töökorraldusega ja osalustasude süsteemiga. Infoks veel, et alates 1. jaanuarist kehtib Elvas ülelinnaline lasteaia järjekord, mida peetakse linnavalitsuse registripidaja juures, kus lapse sünni registreerimisel saab lapsevanem kohapeal täita avalduse lapsele lasteaia koha saamiseks. Nagu meediast olete kuulnud ja lugenud, on palju segadust tekitanud uus 1. jaanuaril kehtima hakanud maakonna bussiliikluse graafik. On olnud probleeme kommunikatsioonis ja busside sõidugraafikus. Koostöös maavalitsuse esindajatega oleme leidnud mitmele probleemile lahenduse ja alates eilsest on ka uus täiendatud graafik töös ja loodame, et need bussisõidugraafikud on inimsõbralikumad. Elva linna üldplaneeringu koostamine käib hetkel, nagu ma eelmisel volikogul teile rääkisin, ja panen südamele komisjoni esimeestele. Kui komisjonile saabub info ja küsimusi üldplaneeringu koostamise osas, siis palun kindlasti saata komisjoni koosoleku protokollid ettepanekutega üldplaneeringu kohta linnavalitsusele. Kolmapäeval 28. jaanuaril toimus talvine pidulik sündide tähistamine kultuurikeskuses Sinimäel. Kutsutud olid eelmise aasta septembris kuni detsembrini sündinud beebid koos vanemate, kokku 18 last, 4 poissi ja 14 tüdrukut. Kokku sündis 2014. aastal Elvas 59 last, nendest 33 tütarlast ja 26 poisslast.
surmasid registreeriti Elvas möödunud aastal 69. 1. jaanuari seisuga on Elvas elanike registri 5771 inimest. Ja natuke infoks ka eilsest ilma mingisugusest, et päevane lörts ja see sula tekitas päris palju lokka just kõnniteed osas, kuigi lõunaks olid sõiduteed puhtaks lükatud, siis kõnniteed olid üsna lörtsised ja õhtul veel lükati üle ja öösel liivatati, et igal juhul hoiame nagu linnavalitsusega kätt pulsil ja koostöös siin lumehooldajaga ja varandusega. Usun, et on täna juba need teed üsnagi käidavad ja head olukorras. Aitäh info või kuulama. Aitäh, tänu küsimused, jah? Just see viimane teema, et lume lükkamine ja liivatamine. Et siin mitmel korral oleme arutanud ja siis see Superranna tänav on ikkagi päris jube, et selle koristamise järjekord peaks tõstma nii-öelda ettepoole. Et oleks ikka esimese koristuse divisionis, et see lumi saaks kiiresti lükatud, rahvas liigub palju kitsalt ära ja reeglil on need inimesed, kes seal kõnnivad, ei ole kõik akrobaatiliste võimetega. Olen kommunaali esindajale õigel Vestrõuduna esindajaga sel teemal rääkinud ja juhtinud tähelepanu, et see Superranna tänav on selles mõttes on ta arvad olukorras, et ta on ühesuunaline ja seal tekib see üks rida ja kui seal inimesed käivad, et tekib see jääkonnad, aga igal juhul seal tuleb nõuda hooldust. Aga seda siis laiemini lahti sa lükata, kuna mina ta on lükatud laialt lahti, aga lihtsalt see lumi seenetakse seal, see röötab sisse, seega nad lükkavad lahti küll, aga lihtsalt... Mis eselonist on? Teine järjekord. No võt, olge nüüd keelanud ja tõskad esimene. Sellest teema kõik. No tegelikult ma arvan, et see esimene teine järjekord lükatakse suhteliselt järjest, et ega ei lükata nii, et kõigepealt lükatakse esimene ja siis hakatakse teise järjekorda teise. See vähe on äkki August sa oskad kommenteerida, ma arvan, et te ei lükka nii, et kõigepealt esimene ja siis hakata alles teist lükkama, et ta läheb ikkagi järjest. No ütleme nii, et esimesel järjekorral on natuke teistmoodi saab pead ja teisel järjekorral on kuumisaab pead. Ja see vahe on, et kui esimene lükkab seda ka puhtaks ja paneb talle kohe soola peale. Aga mingid erilisi ajalisi nihteid seal ei ole. Aeg on üks sama on saha vahe. Nii, aga võtaks Tõnul on veel teine küsimus ka praegu, jah? Ja sama teema, et seda jääd on ikka nii palju ja minu kallid valijad on hullud hädas ja pahandasid minu hirmsasti, et ei liivatata. Suht kehva selline lahtilükkamise kvaliteet, seal loppa on natukene liiga palju, külmetab, sulab ja siis liiva ka ei ole ja inimesed kukuvad. Siin võiks natukene nagu väljaspool kõiki muid reegleid midagi ette võtta. Eks me ikka ütleme, selles mõttes ega me peame ikkagi aru andma, et me elame sellises kliimavöötmes, kus on talv ja see talv ongi väga eriline, et on sulatab, külmetab ja ma ütlen, kui siin olid sulailmad, siis komuna ma näin ise, kui pani nii-öelda liiva peale ja tegelikult 20 minuti pärast oli juba see kõik veega ära vaatad, et selles mõttes Täna jumalat, et see keskahvel ka vaba inimesi ei ole. Jaa. Seal oleks vähe teiselt olnud. Okei, siin liivatagi mina tõstada siin üles ja ma ei tea praegu, kas on hakatud koguma igal juhul need Käärdi alumised ja Kärdis allapool elanikud, need lubasid hakata koguma allkirju, et paluks võtta neid rõngu alla, või pidi väga hästi lükkama. Aga see oli väike repliik, et ma sain sellest kõvasti sõimata. Kas on veel küsimusi linnavalitsusele tegevuste kohta? Jah, mul on küsimus selle kohta, et linnavalitsuse istung on elektrooniliselt korraldatud, see tähendab, et teisi päeviti enam kokku ei saada. Füüsiliselt saate kokku. Asjaajamine lihtsalt. Kõik ei ole. Selge. Mul oleks teine küsimus ka, et ma olen seda ikka järjepidevalt küsinud, aga nüüd küsisid ka inimesed juba tänavat kultuurimaja varemate kohta ja tegelikult laiendati seda küsimust ka teiste kruntide kohta üldsegi, et kui meil on avalikus ruumis midagi ikkagi ripakil, et kas ja kui palju linnavalitsus nende hoonete
rajatistega tegeleb. Ikka tegeleb, kui on tegu heakorraalase rikkumiseks, siis loomulikult tegelema, eks menetlusteenistus, kui saab tööle, siis hakkab ka tegelema. Et igal juhul teeme ettekirjutusi, kui on, ütleme, kas on inimeste turvalisus ja tagatud või on heakorralik. Aga hetkel, ütleme, mis puudutab kultuurimaja varemeid, siis viimasest volikogust minul uut infot midagi selle kohta ei ole, et midagi teha, ei ole ka suhelnud sel teema. Et nagu ma olen kogu aeg öelnud, et kui valijad arvavad, et Elva linn võiks ta sundvõõrandada, siis see läheb päris palju meile maksma. Mingi 200-300 000 võib olla müügi, pluss siis 7-80 000 lammustamisi. Nii, et teil on veel küsimusi, Linnavald, palun. Ma küsiks, kuidas selle maamaksu saab? 2% olla, et Elva linn on mingi uued territooriumid saab? Ei ole, eks see on sellest tingitud, et meil on nii palju plaanitud ja ju siis võib-olla on keegi, kellel on mitu kinnistut, on võib-olla kirjutanud ennast välja hoopis teise omavalitsusse, siis kodualuse maamaksu on vabastatud. See, kui sul on mitu kinnistut, aga elad teise koha peal, siis sellest pead ikka maksma ja firmad peavad ka maksma. Nii, aga on meil küsimusi? Ma küsin ka veel. Ma tean, et vastu tuleb nagu uus hange, nii linnahooldus kui lumetõukamine ja niisugused asjad, aga kui nüüd uue hanke tegemine on, et peaks kuidagi võimaldama või vaatama, kogu aeg on varutab probleeme just nende piirkondade suhtes. Inimesed helistavad meile, sõimavad, miks te ei tee, miks te ei tõuka, aga see ei ole meie piirkond. Ma toon ühe niisuguse näite, näiteks Loomi tänaval olete tõukanud lume sellel aastal üks kord. 2. No, mul ei ole seda üks ja ma sõidan iga päev, kui olete nüüd 2 korda. Ja seal samas elab Jaan Lõtt, kes on Lõunakeskuse üks juht. Ta ütleb, et ma elan südalinnas ja minu tänavat tõugatakse ütleme 2 korda. Et mul naine ei saa teisele poole välja sõita, sest ta ei lähe siit mäed kurve pealt ülesse, see on liivatamata. Ja ta ütles, et kui see asi ei parane, siis ta keedutab ennast Elvast välja ja registreerib Tartus, kus lähevad maksud. Aga ma arvan, et üks see mees saab nii palju raha, kui meil võib olla siin 20-30 inimesi on selle mehe palk, pluss naine on ta lasteaasta. Nii et kui nüüd järgmine kord nüüd on see kell on läinud, aga kui järgmine kord tuleb hange, et siis tuleks kuidagi teha see, mis on ikka Loomi tänav või see, mis on apteegi tänav südalinnas, et see oleks ka selles süsteemis sees. Kindlasti me vaatame need järjekorrad üle, kui ma ütlen veel kord, et Elva linnas on umbes 80 kilomeetrit. Ja nendest pooled on praegu 3. järjekorra peal ja tehnilise peale. Ega selles mõttes, kui me hanke teeme, et kui me hetkel maksame 80 000 eurot aastas talihoolde eest, kui me paneme tänavad kõik vähemalt teise järjekorda, siis eeldab see kuskil antud lepingu kontekstis kuskil 150-60 000 eurost ühe talve lükkamist, et ega need on need valikute küsimused, et kas me tahame tänavata sellist aga see on hanke välja suurendamise küsimus. Ei, ma ütlengi, et kui me paneme hanke kilomeetrid, et praegu on ju kilomeetri teada palju tuleb, kui me paneme sinna 4 kilomeetrit, see läheb poole välja. No jah, see võib ka odavama. Ta ei ole ju tegelikult mitte see järjekorra küsimus, on seisundi taseme küsimus. Jah, ongi. Jah, et see on lihtsalt. Ütleme, et esimene ja teine praegu, mis on 47 kilomeetrit. Ja see, mida täna varahaldus tõukab, on 42 kilomeetrit. Võtame, paneme 4-3, siis on enam vähe. No ma ei tea, nii on. Ma korra kommenteeriks seda Loomi tänava teemat ja üldse, et tegelikult kindlasti hankes, kui nüüd hakatakse uut hanget ette valmistamas, olukorrad on muutunud, kuskil on asustustihedus muutunud, inimeste liikumissuunad on muutunud, et kindlasti need järjekorrad, et need üksikud tänavad võivad kuskile nihkuda teise järjekorda. Mis puudutab nüüd selle Loomi tänava mäest ülesminekut, siis see mäest ülesminek on Kirde tänav ja see on teine järjekord. Ei,
just see kurv, keerata, mis läheb nurgas, see on klaas. Üleline osa on kõik okei, kui sinna välja jõuda. Kindlasti on neid kohti veel, et olge kenad linnavalitsus, vaadake jälle enne uut hanket välja veel täpsemalt ja loomulikult on asi ka rahas. Nii, aga lähme edasi